Kui me siin Lego klotsi juures juba oleme, siis vaatame ka, kuidas teha siia juurde üks kena joonis. Selleks ma lähen siia, võtame siit drawingu ja uue ISO sobib hästi. Millimeetrid A4, võtame püstise. Okei, näete, siin tekkis meile uus sokk. Ja kohe siis ta tahab, et me paneksime mingi vaate juba siia lehele, aga ma seda vaadet ei taha siia panna. Vaatame üle, mis me siit saame muuta. Vaatame, et paneme esimese üle pealt vaates värvilise. Skaalat ei ole vaja muuta, ta on päris mõistliku suurusega. Neid asju me ei taha siia. Nii. Okei, tundub täitsa okei. Nii, teeks sellest läbilõike. Võtame siit läbilõike. Nii ma võtsin kõik center markid ära, paneme siia mõned tagasi. Nii, ja nüüd valime siit läbilõike. Ja nii. Nii, tahaks veel siia. Võtan uuesti base view ja vaatame seda klotsi kõhu alt ka. Ja seekord võiks olla siis sellise wireframe'ina. Mõõtkavad jäävad samaks. Vaatame. Kole palju on neid center marke siin. Võtame neid siit vähemaks. Otsast tahaks ka veel pilti. Ei. Nii, ja siis. Ja paneme mõned ilusad vaated ka. Natukene põhjalt. Ja pealt ka. Nii, nüüd on meil vaated siin olemas, paneme mõõdud ka külge. Alustame siin sellest otsast. Ja selleks me kasutame seda mõõtude tööriista. Klikk ja kuna me nüüd siin need nurgad tegime natukene ümaramaks, siis siin tuleb nüüd vaadata, et see mõõt tuleks õigest kohast. Alustame siit ülevalt. See nurk on ka kumer. Vaatame, et see on okei. Kui ma olen need siia pannud, ma saan neid siin natukene veel kohendada ka. Nii, võtame selle vaate ette. Mis mõõdud me nüüd siia võiks panna? No siit on näha nüüd see. Kindlasti selle mõõdu. Ja siis selle ka. Siis seina paksuse.
nii, nüüd on sellega ka enam-vähem. Nii, siin me võiks panna selle vahekauguse. Nii ongi enam-vähem. Natukene korrastamist ja ma arvan, nii võib ka jääda, vajutame export. Okei. Ja paneme talle nime. Ja selline sai see joonis sellest Lego klotsist. Jõudu tööle!